tema räägib meile otse loomulikult depressioonist, tänapäeva inimkonna top 1 häirest nii vana meditsiinilise kui ka täiesti uudse nähtuse poolest. Ja ole nähtus vana, samas pole uus, aga asi alati areneb ajas. Ja pange siis juba küsimused valmis, kutsume siia aplausi saatel doktor Helena Lass. Palun, kutsume siia ja saame targemaks. Aitäh sulle! Tere! Olen kuulda, jah? Rõõm näha teid ja ma väga tänan, Karolin. See oli ideaalne sissejuhatus sellele kõigele, millest ma räägin ja ongi tänu selle julguse eest, aga tegelikult ka väga praktilise ülevaate eest. Et need märksõnad, mis Karolini loost kõlama jäid, oligi see, et esialgu see, mis on depressioon, ei pruugi üldse olla see, mis on teie võib-olla arusaam või ettekujutlus depressioonist, et inimene lahistab nutta kuskil nurga taga või teki all. Et see võibki just nimelt olla, et on erinevad valusündroomid, mis on teada, et depressiooni puhul 70% inimestest pöördub kõigepealt perearsti poole erinevate valudega. Keegi ei kahtlusta, et neil võiks depressioon olla. Ja teine on näiteks just see, et erinevad ka mäluhäired, kuigi need on väga tihedalt seotud siis mõlemad emotsioonidega, sest depressioon siiski on siis emotsionaalse enesetunde häire või siis ütleme juba haigus. Ja mis veel jäi kõlama, oli, Karolin mainiski ka erinevaid reaktsioone, mida ta näeb tekkimas. Ta kirjeldas ka seda, kuidas see on olnud niisugune pikk teekond üles ja alla, et see ei käi päris sõrmenipsust nii-öelda, et nüüd sa oled depressiivne või nüüd sa oled terve. Ja ma loodan, et ma saan teile omalt poolt anda sellist ühelt poolt ülevaadet, aga teiselt poolt sellist head, täiesti, ütleme, täitsa uut vaadet sellele, mida tähendavad need reaktsioonid ja tõepoolest, mida igal inimesel endal on võimalik ära teha. Sest täpselt nii, nagu oli ka Karolini kogemus, siis kui ma küsiksin teie käest, et kas sa oled proovinud muuta teisi? Võite tõsta kätt üles, kui olete seda vähemalt proovinud. Ja kas on õnnestunud? Võib-olla küll veidi mõjutada, aga muuta. Aga kui sa ise oled midagi aru saanud, täpselt nii nagu ka Karolin aru sai, et ma tahan seda muuta, see peab muutuma. Ma teen midagi selleks, et muuta seda, mis on minus. Kas siis on olnud võimalik ennast muuta? Alati, kui käib ära see klikk, siis alati tuleb juurde ka see sellist tüüpi tahtejõud, mis ei ole selline emotsionaalne tahtejõud, et nüüd hakkame isegi muutma, vaid see on nagu kandev, sest sa oled ise näinud seda vajadust. Ja siit tulebki see, et teisi me ei saa muuta, aga seetõttu me ei saa tegelikult ka teisi, ütleme nii, ravida või aidata. Ehk et depressiivset inimest sa võid püüda tema eest paraneda. Aga pagan, kui ta ise tal endal ei käi see klikk ära, et tema seda väga tahaks ja ta näeb sellest nüüd tegevusi, mida tal endal on paslik läbida, siis ta ikkagi ei parane. Mõnikord on isegi nii, et hoolimata ravile ta küll paraneb või siis raviga koos ikkagi ei parane. Ma räägin siin antidepressantidest, nii et väga palju sõltub siis sellest, kas klikk käib inimesel endal ära. Ja ma panin meile ka väikesed slaidid. See juba töötas. Keegi vist vajutab kuskilt veel või? Väga hea. Hästi. Nii et vaatame siis seda depressiooni. Mina olen oma erialalt psühhiaater ja see tähendab seda, et ma olen õppinud Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 6 aastat, nii nagu me kõik arstid õpime koos. Ja siis igaüks valib omale eriala. Mina siis valisin mitte kirurgia, mitte silmahaigused, mitte midagi muud, vaid valisin psühhiaatria. Ja miks? Sest minu jaoks tundus see tulevikuvaldkond. Kõik muu on juba uuritud. Aga mis ikkagi toimub meie sisemaailmas? Miks see on nii müstiline ja mida me saame ise teha? Ehk ühelt poolt me võime mõista aju,
aga sa võid teada, aju, aga mida sina saad teha? Sest tegelikkus on see, et keegi meist ei tunne oma ajus närvirakke liikumas. Küll aga me märkame mõtteid, mis meil peas on ja tundeid, mis meil tekivad. Ja nii võib-olla see kõlab kauge, aga võib-olla ka täna enam mitte, sest sellest on palju räägitud. See, mida me tunneme ja see, mida me mõtleme, on otseselt paralleelselt toimuv sellega, kui meie aju töötab. Nii et mingil määral selleks, et muuta aju, just nimelt ongi vaja tuua see muutus sisse kas siis mõtetes või emotsioonides, mis siis tegelikult on meie poolt teadvustatavad ja muudetavad. Nii et ma räägin täna selle konverentsi teemaga kokku sidudes kirest, läbipõlemisest ja depressioonist ja kuidas need tegelikult omavahel seotud on ja mida nagu tähele panna, et üks ei viiks teiseni. Ja küsiks võib-olla algatuseks seda, et 10 aastat on möödas. Aga kas märkad enda puhul endiselt neid samu asju, mõningaid neid samu asju, mis sul olid ka 10 aastat tagasi, millega sa võib-olla täna endiselt sipled? Ma räägin korduvatest mustritest, mida nagu tahaks ignoreerida, tahaks, et nad ära kaovad, aga kas sa täna ka otsid oma kirge? Võib-olla mõnikord leiad seda ja siis justkui kaob jälle ära ja jälle otsid seda. Kas vahetevahel satud olukorda, kus sa tunned ennast põlemast nagu sütel? Ma ei küsi, kas seda üldse on isegi, vaid et kui sageli seda on. Et sa tunned ennast nagu sütel. Ja samamoodi ma ei küsi, et kas vahetevahel koged ka sina mõttetust. Kõik on mõttetu. Vaid küsiks pigem, et kui sageli sa seda tunned, sest fakt on see, et me kõik vahetevahel tunneme seda. Ja tegelikult ma mainisin hetkel ära 3 kõige põhilisemat emotsiooni, mis on igaüks siis vastava selle teemaplokiga seotud. Ja vaatamegi siis täpsemalt kirg. Ja siin antud juhul me räägime siis sellisest pakatavast nagu tööga seotud kirest, kus sa oled tõesti leidnud oma kutsumuse, oma tuhina, oma sellise drive'i siis, eks ole. Mis asi see kirg on? Kas see on kopsud, lihased, ehk kas see on füüsiline asi? Või hoopis sa koged kirge kui tunnet? Sa tunned seda kirge. Ehk see on emotsioon. Lisan siia võib-olla nii palju, et energia, mida me kogeme, kirg on ka teatud energia, eks ole. Ta määrab meie energialäve, neid energiaid, erinevaid energiaid, mida me päeva jooksul tunneme, neid inimeste hulgas me oleme sildistanud ja nimetame neid emotsioonideks. Tegelikult emotsioonid on siis, kui neil neid silte küljes ei oleks, et see on nüüd kirg ja see on nüüd, ma ei tea, rõõm ja midagi muud, siis sa koged teda energiana, teatud energilisus. Nii et kas kirg on siis energia ehk sa koged teda kui tunnet, emotsiooni või on kirg hoopis mõtted? Kui sa peaksid ühe neist 3 valima, kas see on pigem mõtted, tunne või sinu füüsiline anatoomia, biokeemia, midagi sellist? Kuidas teile tundub? On see tunne? Sa tunned kirge. Ja mõnikord see tunne on sul olemas ja siis see tunne veab sind, eks ole. Ja kui sul ei ole kirge, siis sa otsid teda, kus mu kirg on. Ja ühelt poolt on kirg ju väga hea asi, sest see paneb nagu rattad liikuma. Ja kui me vaatame naturalistlikult ja mina vaatan emotsioone kõiki naturalistlikult, lisaks oma akadeemilisele haridusele psühhiaatrina olen ma pea 20 aastat praktiseerinud teadlikkust ja eelkõige teadliku muutuse kunsti, mis on selline lähenemine, kus me kasutame naturalistlikku vaatlust sellele, mis toimub inimese enda sees ja kuidas seda siis muuta.
naturalistlik vaatlus tähendab seda, et kui linnud lendavad ja sa vaatled, kuidas nad lendavad, siis sa ei mõtle, et sa tahaks, et nad lendavad teistmoodi või et sul on mingi hüpotees selle kohta samal ajal, kui nad lendavad või sa tahaks muuta seda, mismoodi nad lendavad, vaid et sa vaatadki, kuidas nad päriselt lendavad. See on naturalistlik vaatlus. Või kui sa seisad sipelgapesa juures, siis sa mitte ei ole, et sa ju eelda ja ei oota, et sa tahaks, et need sipelgad käituksid nii ja naa ja kolmandat viisi, vaid et sa vaatled, kuidas nad päriselt käituvad. Ja kui me niimoodi naturalistlikult vaatame emotsioone ja energiaid, siis me võime märgata, et tegelikult on asi hästi lihtne. Ja siin me ei lähtu siis hinnangutest, kas mingid emotsioonid on head või halvad, positiivsed või negatiivsed, meeldivad või mitte meeldivad, meile kuidagi kätte maksvad või meie elu lihtsustavad, vaid me vaatame neid füüsikaliselt. Ja lahterdame emotsioone nii, et emotsioonid on kas pigem siis aktiveerivat tüüpi, ehk kui selline emotsioon tekib, see energia käivitub sinu sees, siis sa tunned aktiivsust. See aktiivsus võib olla 1 kuni 10. Kuhu sa kire paigutaksid? Ja sinna kuhugi täitsa lõpupoole, eks ole. See on väga tugevalt aktiveeriv energia. Ja teine tüüp emotsioone on siis vaibutavad ehk passiivseks tegevad. Samamoodi terve spekter 1 kuni 10. Kuhu sa paigutaksid näiteks lootusetuse? Ühe juurde. Kuhu sa paigutaksid näiteks apaatsuse? Kui on 1 10 ja 10 on kõige tugevamini pärssiv, kõige aeglasem, maksimaalne aeglus. Kus on siis apaatsus? 10. 10 punkti aeglustav ehk maksimaalselt aeglustav. Ja kui me niimoodi hakkame vaatama, siis me leiame teatud sellise alloleva mustri, mis asjad need emotsioonid on ja kuidas nad neid tegelikult iga päev mõjutavad. Nii et osad emotsioonid tekitavad siis aktiivsuse ja kui vaatame nüüd seda kirge, te ütlesite, et 10 punkti, kuidas kirg mõjub? Kui ma praegu niimoodi tooks peale teile, et see kirg, meenuta seda kirge. Kuidas see mõjub? Kuidas on, mismoodi see aktiivsus mõjub? Sul on kindlasti olnud mingi kogemus sellest. Pane tähele, kuidas tekitab seespool sellise teatud sädeluse ja kuidagi aktiivsus ja mingi pulbitsemine. Ja siis, kui see kestab mõnda aega, hakkab see mõju avaldama ka füüsilisele kehale. Ja sa tunned, et tahaks midagi teha, kuhugi minna, eks ole, võid meenutada, kui sul praegu see ei aktiveeru, kuidas sul on olnud nendel aegadel, kus sa oled olnud kirglikult innustunud millestki. Kas sa siis ka jooksed ringi, tegutsed, räägid oma ideedest, jagad kõiki asju, ehk see paneb ka füüsilise keha liikuma. Aga see algab nii-öelda seest poolt, ehk see algab emotsioonist. Samas, kuna kirg on niivõrd aktiveeriv, tugevalt aktiveeriv, siis kuidas teile paistab, et kui kaua selline aktiivsus on hea või optimaalne, teades, et sellel aktiivsusel on väga tugev mõju sinu füüsilisele kehale? Kui kaua sellist tüüpi aktiivsust keha vastu peab? Kui me vaatame keha kui sellist instrumenti, mis vajab nii puhkust kui ka tegutsemist ja nii edasi, siis selline aktiivsus, loomulikult, kui sa mäletad kirge, siis see tõstab vererõhku, paneb südame kiiremini tööle, see paiskab verre adrenaliini, see tõstab veresuhkru ülesse, sa jooksed ringi, lihased pingutuvad, ressursid kuluvad meeletult. Kui sa oleksid vormelauto, siis sa teaksid väga hästi, et varsti on vaja pitstop teha ja nii-öelda puhkus, ressursside juurdevool ja nii edasi. Sa ei ole küll auto oma keha tasandil, aga ikkagi küsimus jääb, kui kaua selline aktiivsus on okei, ilma et toimuksid siis nii-öelda tagasipöördumatud kahjustused kehaga.
mitte väga pikk, kui sa vaatad. Kui me veel vaatame aktiveerivaid emotsioone, siis just selle mõju tõttu kehale, mis võib-olla on veidi nagu veel ilmekamad, siis näiteks võib-olla üks ilmekas on vihastamine. Samasugune kuskil seal 10 kandis olev energia aktiveerib nagu 10. Ja jälle, kui kaua siis sellist 10 punktist aktiivsust keha vastu peaks? Mitte väga kaua. Nii et selles mõttes sellisel aktiivsusel on oma hind. Ja me peame olema piisavalt targad, et märgata seda kohta, kus sellise aktiivsuse ülevalhoidmine mõjub juba kehale halvasti. Aga kirg, see ju tegelikult tekitab sõltuvust. Sest ta on ju hea. Sa saad ju palju tehtud. Sul tuleb palju ideid. Ja see on meie ühiskonnas ju edukuse sümbol, selline midagi, mida me kõik tahame. Ja seesama kirest loodud äri, eks. See on nagu lotovõit, et kui sul see kirg on, siis sa mitte mingil juhul ei taha, et see kaob. Ja siis tegelikult nagu lased üle nii-öelda, ehk sa ei märka enam seda kohta, kus seesama aktiveeriv energia muutub sulle endale kahjulikuks. Ja seepärast seda võib nimetada nagu 2 teraga mõõgaks, et ühelt poolt ta annab sulle, aga teiselt poolt tekitab ta sõltuvust ja just selle tõttu sa tegelikult nagu ei raatsi temast loobuda õigel ajal, sest sa nagu ei näe läbi võib-olla seda nii-öelda arukust siin taga, nagu seda mehaanikat siin taga. Ja siis me jõuame järgmise asjani, mis on alguses oli kirg, see oli meeldiv, see oli selline intensiivsus, 10 punkti ja nii edasi, aga ühel hetkel see, mis sai vajutatud on, see kirg nagu käivitus, siis ühel hetkel sa ei leia enam seda nuppu, kus vajutada off. Ja sa võib-olla ei teagi, et see nupp üldse on või kuidas seda teha. Ja siis võib hakata juhtuma, et see, mis enne oli meeldivana tajutud kui kirg, nüüd hakkab muutuma selleks, nagu ma kutsun süteloleku tunne. Ehk sa hakkad tundma sellist võbinat sees, sellist põlemist sees, mis enam ei ole nagu see kirgpõlemine, vaid mis nüüd on nagu sa tunned, et sa põled nagu see tikk ja muudkui põleb nagu ja põleb lühemaks ja see põlemine säilib, see sütelolek säilib ka siis, kui sa seda tegelikult ei taha, juba tahad offi vajutada, lähed õhtul koju ja sa näed, et see võbin sees on edasi. Ja sa saad aru, et tegelikult selleks ei ole ühtegi põhjust, sest sa nüüd oled kodus ja on puhkus ja nii edasi ja sa ei suuda seda võbinat nagu sellest vabaneda. Ja see on samamoodi see 10 punkti või 9 punkti intensiivsus ja jätkub see mõju ka füüsilisele kehale. Loomulikult siis su nädalavahetused võivad olla nii, et sa tunned ennast endiselt nagu sütel, lähed puhkusele, tunned endiselt nagu sütel, tead, et pead puhkama, sa tassid oma keha kas palmi alla või sambla peale, aga seesmiselt oled ikka nagu sütel. Ja vot see sütelolek, ütleme nii, et tegelikult meie sisemaailm ei tee vahet, kas sa nagu mõtled sellest hästi või halvasti, et mõtled näiteks, et ma ei taha üldse sütel olla, miks ma sellel sütel olen, ma peaksin sellest sütelolekust lahti saama ja tratatata. Üldse ei ole vahet, mida sa sel teemal mõtled, kui see sütelolek, kui tunne jätkub, siis jätkub ka tema mõju. Ja ühel hetkel tõepoolest füüsiline keha samamoodi ei pea vastu enam sellist tohutut aktiivsust. Ja toimub siis selline situatsioon, kus neile kohta on vanasõna, et loll pea on ihunuhtlus. Mis sisuliselt tähendab seda, et kui meil ei ole teatud asjade kohta nii-öelda õpitud teadmist või tarkust, mida teha, siis see mõjub kehale laastavalt. Ja seda kohta siis, et mitte sinu keha ei saaks tagasipöördumatuid kahjustusi,
loodus on loonud sellise viimase õlekõrre nagu päästerõnga, et kui seesama loll pea nihunuhtlus nagu pädeb, et sa tõesti ei oska seda nüüd kuidagi off'i vajutada ehk vabaneda sellest süteloleku emotsioonist, sest see on emotsioon. See on tunne, sa tunned seda emotsionaalselt ja siis see mõjutab kõike muud. Et kui sa seda ei tee ise, siis loodus on näinud siis sellise ülekõrre, et ta paneb ise nagu piiri ehk blokeerib ära sellise aktiivsusega emotsioonide aktiveerumise. Ta lihtsalt paneb sinna nagu kaitsme peal. Kaitse lülitatakse välja, siis ütleme nii. Tead, need elektrikapid ja kaitsmed, lihtsalt kaitse välja. Ja selle tulemusel ei aktiveeru enam need aktiivseks tegevad emotsioonid. Ei aktiveeru see kirg, aga ei aktiveeru ka see sütelolek, ei aktiveeru nii tugevalt enam see selline kiiruse tunne, mis on samamoodi ühesõnaga kõik need, mis teevad sind aktiivseks. Ja võt seda kohta, kus loodus teeb sinu eest selle viimase õlekõrre valiku, seda kohta nimetatakse läbipõlemiseks. Ja läbipõlemiseks sellepärast, et see on nüüd see koht, kus tegelikult, kui aktiivseks tegevad energiat enam ei aktiveeru, siis nüüd jäävad alles need, mis teevad passiivseks. Nüüd on need aktiivsed. Ja siis sa märkadki, et sul ei ole seda aktiivsust, sul ei ole motivatsiooni, sul ei ole tahtmist pihta hakata, sul ei ole seda kirge. Kõik on nagu justkui super. Päike paistab, lapsed on terved, sul on hea töökoht, kõik on by the book, sul on hea auto, hoolitsev perekond, toredad sõbrad ja lihtsalt sa avastad, et seda aktiivsust pole. Ei ole aktiivsust e-maile vastata, sa nagu ei suuda tegutseda, sest loodus on sisse lülitanud hangumise režiimi. Et sa oma keha ära ise ei tapaks. Nii et ühelt poolt me võime vaadata, et läbipõlemine on õudselt halb asi. Aga nii nagu Karolini loostki selgus, igas asjas on midagi õppida, kui me tahame seda näha, mida õppida. Ja tegelikult võib siis vaadata, et läbipõlemine sunnib sind õppima, kuidas kasutada energiaid ehk kuidas tegelikult mõjuvad meile emotsioonid ja et nad mõjuvad palju rohkem, kui me tavaliselt oskame arvata. Ehk emotsioon on terve meie me nimetame seda vitaalseks tasandiks ehk vitaalsus, elujõulisus, energilisus, ilmselt olete kuulnud seda sõna vitaalne inimene ja nii edasi. See on terve vitaalse tasandi pärusmaa või vitaalse tasandi tervis. Aga kuidas meil tavaliselt emotsioonid aktiveeruvad? Sa võid märgata seda, et ma olen juba mõnda aega olnud närvis. Närvisolek on emotsioon. Või et ma olen juba nädalaid tundnud seda süteloleku tunnet ja mina seda küll ei vali käivitada. Ja ometi ta on siin ja pigem on lausa teinekord sinu tahte vastane. Ehk sa ei saa isegi seda nagu näed, et see käivitub ja püsib sinu tahtest olenematult. Või kui sa ma ei tea, lähed kontorisse ja näed kolleegi ja sul tekib näiteks pettumus, siis sa võid märgata, kuidas see iseenesest nagu tekib see pettumuse või mingi selline emotsioon, isegi kui sa oled mõelnud, et ma ei pettu tema peale, mul on paks nahk, ma üldse ei pettu enam nendes olukordades. Ehk et me märkame oma emotsioone aktiveerumas autopiloodil. Kes tunneb selle ära? Ja see on hästi oluline koht, sest tuleb välja, et meie sees on veel üks süsteem nimega autopiloot, mis käivitab ise meie emotsioone. Ja võimalik, et sa siis oled neid niimoodi märganud. Näiteks käivitub laiskus, siis kui sa üldse ei taha, et sa oled laisk ja selle tulemusel näiteks hakkad mingeid asju edasi lükkama. Või sa üldse ei taha vihastada ja käivitub viha. Või sa ootad pigem, kuna see kirg käivituks ometi.
aga näed, autopiloot, no ei käivita. No ei käivita ja sul on selle asemel hoopis mingi sihuke uimerdamise mingi nagu, mis ma nüüd nagu teen asi, mis on ka emotsioon. Aga kui me vaatame, mismoodi siis emotsioonid mõjuvad, et mismoodi mõjub see kirg, mismoodi mõjub see süteloleku tunne, aga kuidas mõjuvad ka siis aeglaseks tegevad emotsioonid, siis me saame aru, et see mõjutab iga päev nii meie keha, aga ka meie tegevust. Just seda sama, et kui sul on kirg, siis sa ju töötad millegagi, võtad osa, kirjutad kirju ja nii edasi, aga kui sul on näiteks mõttetus, mida sa siis teed? Hoopis teistsuguseid tegevusi. See ei ole see, et sa ei tee mitte midagi, vaid nüüd sa näiteks võib-olla hoopis kõnnid ühest toonurgast teise või istud põrnitsed niimoodi tundide viisi nagu lihtsalt puulatvasid niimoodi, et sa tegelikult ei saa arugi, kas sa neid vaatad või ei vaata. Ja sa teed ka tegevust, aeg läheb ja tegevused toimuvad. Et kui emotsioonid panevad meid tegema erinevaid tegevusi, siis kas see on tegelikult nagu hea, et neid emotsioone aktiveerib autopiloot? Ja toon siia sellise paralleeli kõrvale, et me oleme harjunud, et kui meil on füüsiline keha ja kui sa näiteks soovid, et su käed on autorooli peal, siis need käed ka on autorooli peal, kui sa sõidad autoga. Mitte niimoodi, et sina soovid, et käed oleksid autorooli peal ja järsku käed hoopis hüppavad kukla taha, iseenesest, automaatselt, autopiloodil ja sa nagu tegelikult kaotad võime juhtida autot. Me peaksime seda ebanormaalseks, sa läheksid kohe arsti juurde. Midagi väga imelikku on toimumas. Või kui sina tahaksid minna tänaval kõndides paremale ja su keha lihtsalt keerab vasakule. Automaatselt, ilma sinuga koos kõlastamata, sinu tahte vastaselt. Me peaksime seda väga imelikuks. Aga miskipärast emotsioonide puhul me ei pea seda imelikuks, et emotsioone aktiveerib autopiloot meie tahtest olenematult. Või me peame seda täiesti normaalseks. Läksin ärevaks. Juhtus, ma tean, ma ei tahtnud, aga läksin. Ja ma toon siia hoopis teise vaate sisse, mida siis või nende emotsioonidega seoses. Ja nüüd panin siia ühe kirjelduse kiirendava emotsiooni või mitmete kiirendavate emotsioonide mõju all oleva inimese kohta. Vaata, kas see on su tuttav. Seda nimetatakse ka läbipõlemisele viiv elustiil klassikalises teaduskirjanduses. Ja nagu sa siit võid näha, siis tegemist ei ole mingite äppudega, vaid tegemist on inimestega, kes saavad alati hakkama, keda tõukab tagant saavutusvajadus. Midagi ägedat ära teha, need on maailma muutjad. Nii öelda, need, kellel nagu on seda indu ja tahtmist midagi korda saata. Küsimus oli, et kas need on inimesed, kes ei oska puhata? Ja ma sellest just räägingi, et vaata, põhimõtteliselt aga kui ma nüüd küsin, et mis on puhkus? Kas puhkus on see, et sa viid oma füüsilise keha randa või majakesse järve kaldal ja siis seespoolt oled ikka selline? Või on puhkus see, et seespool seda aktiivseks tegevat emotsiooni, mis iganes ta nüüd siis on, kas sütelolek või kirg või sihuke kiiruse tunne, mul keegi helistab, kuidas sul läheb, mul läheb nii kiirelt. Ehk seda emotsiooni, seda ei ole. Ja kui sellist süteloleku tunnet või kiiruse tunnet sul seespool ei põle, aga sa liigutad oma keha normaalselt, võid ka kiiresti kõndida, aga sul ei põle, sul ei ole seda pulbitsemist ja särisemist niimoodi, mis hoiab sind nagu ora nagu sees, siis see ongi puhkus. Ja sa võid niimoodi, kui sul on seespool selline hea flow, mida nimetatakse ka mõnikord flow seisundiks, ehk sa ei põle seespool, aga kõik saab tehtud ja rohkemgi veel.
vooseisund. Ja seda võib olla nii töö juures kui kodus, kui seal mere ääres, kui ka kuskil Palmisaarel. Nii et puhkamine tegelikult on rohkem sõltuv sellest, kuidas seespool on, kui see, mida me nii väga füüsiliselt teeme. Sest võib ka minna puhkama nii, nagu siin on kirjas. Sa lähed puhkusereisile, seespool on endiselt see põlemine ja siis sa vaatadki, kas kõik need teraapiad, kõik need programmid, kõik need vaatamisväärsused ja kõik need muud asjad veel on tehtud. Aga süteloleku tunne on endine. Ja nii et siin kohal ma siis tahan rõhutada just seda, et alati hakkama saab ja pidevas sõiduvees. Kusjuures üks definitsioon stressi kohta, kus me ei räägi otseselt kas see stress on hea või halb, positiivne või negatiivne, on hoopis see, et stress on emotsionaalne pingeseisund, sest iga emotsioon on teatud pinksus seespool. Sa tunned, mingi asi tekkis. Ja see on siis selline pingeseisund, mis kutsub füüsilises kehas esile nüüd võitle või põgene reaktsiooni. Ehk see emotsioon mõjub kehale nii, et neerupealistest antud juhul pumbatakse välja stresshormoone. Ja need stresshormoonid loomulikult vereringega levivad üle terve keha ja mõjutavad siis keha vastavalt, tõstes kas lihaspinget või vererõhku ja nii edasi. Nii et mida kauem selline emotsionaalne pingetunne püsib, seda pikem on see mõju kehale. Nii et kuidas siis stressi ületada? Paljud inimesed püüavad siis nii sellest süteloleku tundest kui siis pingetundest, mida siis nimetatakse stressiks, justkui vabaneda nii, et sa lähed siis kas teed sporti või võib-olla ongi karjud kuskil, ehk sa lased selle pinge nagu korraks välja. Aga tegelikult see emotsionaalne, ehk sa lased selle füüsilise keha kaudu välja, aga emotsionaalne pinge kuhjub kohe varsti uuesti. Või see süteloleku tunne, lased selle nagu siukse intensiivse pinge välja, aga sööd on endiselt seal ja siis hakkab jälle kogunema. Jälle hakkab kogunema ja homme või juba paari tunni pärast on jälle see sama. Nii et tegelikult veelgi sellisem fundamentaalsem teadmine või vajadus on hoopis selles, mida teha sellise aktiveeriva tüüpi emotsioonidega. Ehk hoopis, kuidas nende aktiivsusest vabaneda. Et kui me võime vaadata emotsioone nagu mingeid selliseid mootoreid või nagu masinaid justkui, et kui sa selle masina käima paned, siis hakkavad tulema need ja need tulemused, need ja need mõjud. Näiteks, kui sa selle süteloleku tunde, kui see käima läheb, mis siis kõik juhtuma hakkab? Kusjuures näiteks pingetunne mõjub niimoodi, et just nimelt ta tekitab sellist nagu teinekord sellist nagu psüühilist nagu tardumist. Ja see on mingil määral ka see, mida Karolin kirjeldas alguses, et kuidas ta märkas mäluhäireid. Et seal on see pinge taga, mis kuhjub. Ja ühel hetkel tekib selline tardumus ja sa ei pruugi tähele panna seda emotsionaalset komponenti seal, vaid paned hoopis tähele sellise nagu tegutsemisvõimekuse teatud nagu halvatust. Kus tekib see, et mõte ei ole enam selge või on niisugune udusus või segasus, nagu et nagu tegin seda või sa ei orienteeru enam hästi. Ja see on see, mis tegelikult juhtub siis, kui sellise pingetunde või süteloleku tunde nupp liiga kauaks sisse jääb. Ja teaduskirjanduses on täna teada, et 100 inimesest, kes põlevad läbi, 86 on kliinilise depressiooni sümptomid. See tähendab, et tänases ühiskonnas, kui me vaatasime läbipõlemise kohta, et need on inimesed, kes saavad alati hakkama,
hakkama, kes on kõrge saavutusvajadusega, kes on maailmamuutjad, siis see tähendab, et need inimesed, kes täna depressiooni jäävad, ei ole nagu mingid äpud ja õnnetud, kes ei oska endaga midagi pihta hakata või kuidagi peaksid häbenema nurga taga, et nad ei saa endaga hakkama. Vastupidi, tänased inimesed, kes on depressiivsed, on kõik peaaegu need, kes ongi kogu aeg olnud need hakkamasaajad. Vanasti oli natuke teistsugust depressiooni pilti, aga depressioonil on põhimõtteliselt alati olnud väga mitu palet. Enamus palesid depressioonist on seotud nüüd vaibutavate ehk pärssivate emotsioonidega, mille nii-öelda nagu kui taandada, et mis see põhiline siis see on mõttetuse tunne. Mitte millelgi pole enam mõtet või nendel asjadel ei ole mõtet. Ja kust see tuleb? See tuleb läbi selle sama läbipõlemise trajektoori. Sa oled näiteks harjunud olema see tegus. Sa oled harjunud saavutama, sa oled harjunud, et sul on nagu nohu seda e-maili kirjutada või seda projekti kokku kirjutada. Sa oled harjunud, et see asi sinu käes lendab ja nüüd äkki neid aktiveeriva mõjuga emotsioone, mis sind võimaldasid neid asju saavutama, neid asju tegema, neid ei ole enam. Ja nüüd sa ei suuda teha neid samu asju, mis sul enne tulid nii lihtsalt. Ja sellega kokku kogu minapilt, kes ma üldse olen, sest ma ei tee enam neid asju, ma ei suuda kõige lihtsamaidki asju enam teha. Tekib see, et mis üldse minu roll enam on. Nagu Karolingi ütles, et minu teeneid ei vajatud enam. Tekib nagu see, et mis üldse on minu mõttekus enam ja kas elulgi üldse on enam mõtet. Loomulikult siia kuulub ka teisi emotsioone. Klassikaline depressiooni kirjeldus ütleb, et on 3 põhilist sümptomit. Üks on kurbuse tunne, aga mida muud sa tunned, kui kogu su maailmapilt on kokku kukkunud? Ja sa põhimõtteliselt ei suuda tegutseda. Ja see ei ole ainult tahte küsimus, vaid siin on juba tegelikult osaliselt tegemist ka füüsilise organkahjustusega, sest läbipõlemise tagajärg on see, et neerupealised on, kui me võtame neerupealiseid nagu tehaseid, kus toodetakse stresshormoone, adrenaliini ja kortisooli, mis füüsilist aktiivsust üleval hoiavad. Kui need neerupealised nagu tehased on kurnatud, sealt on kogu aeg nende süteloleku tundega, kiirega, kõigega sellega neid hormoone välja pumbatud ja nad ei ole suutnud toota enam nii palju, siis tegelikult me teame, et tänaseks, et neerupealistes kujuneb kerge organkahjustus. Ja neerupealised ei ole enam võimelised tootma neid stresshormoone. Ja see käib paaris sellega, et aktiveerivaid emotsioone ei lasta sul aktiveeruda. Mis tähendab, et sul on vaja taastuda ka organkahjustusest, mis võtab 2 kuud vähemalt. Nii et see ei ole nagu lihtsalt ainult see, et nüüd hakkame pihta, mõtle teistmoodi, kui sa oled jõudnud selle depressioonini. Nii et seal on see kurbuse tunne. Siis teine sümptom ongi see, et varasemad tegevused ei paku enam rõõmu. Kõik need asjad, mis sulle varem rõõmu pakkusid, enam lihtsalt ei paku. Aga see on selle pärast ka, et kui sa vaatad, et mis need varasemad tegevused siis olid, kui sa olid aktiivne inimene, siis need olidki kõik aktiivsusega seotud tegevused. Ja nüüd sulle suhtlemine, mis võib-olla oli väga intensiivne, sest kui sa suhtled ja seest poolt põled ja innukalt jagad oma ideid ja mis sa kõik kuulsid, nägid ja tegid ja sul sellist seesmist aktiivsust enam ei ole, siis sa ka ei näe sinna suhtlemise minemisel mingit pointi ja see ei paku sulle rõõmu. Ja 3. sümptom on see, et on energialangus, ehk inimene kogeb seda siis energiapuudusena. Aga kui me vaatame nii, et emotsioonid ongi energiat ja kui sul ei ole aktiveerivat tüüpi energiat, siis tegelikult tehniliselt võttes sa ei koge energiapuudust, vaid sa koged aeglustava mõjuga energiaid. Ehk sa koged selliseid emotsioone, mis teevad sind aeglaseks, ehk mille mõju ongi aeglustada. Kui aktiveerub mõttetus, kui ma praegu nagu ütleksin, et nii toon teile selle mõttetuse peale,
nii meenuta mõttetust, koge mõttetust. Kui sul on, mida teeb mõttetus, kas aktiivseks või passiivseks? Passiivseks. Ja kus sa tunned, siis sul on sellel ajal justkui energiapuudus. Sul ei ole energiat, on ju seda aktiveerivat energiat. Aga see, mis sul tegelikult on, sul on massiivne kogus mõttetuse energiat. Mägede kaupa. Ehk seda energiat, mis teeb väga aeglaseks, on liiga palju. Et nii nagu ma rääkisin, kui emotsioonid on nagu mootorid, mis vajutades sisse hakkavad tegema oma tööd. Nüüd, kui mõttetus saab sisse vajutatud, siis see hakkab aeglustama, see hakkab pidurdama nii palju, kui see suudab. Ja see on väga tugev energia. Märkate teinekord võib-olla mitte enda pealt, aga mõne teise inimese pealt, kes teile on lähedane, kui ta on mõttetuse mõju all. Kui kerge või raske on teda sealt nii-öelda lahti kangutada. Ehk kui tugev on selle energia mõju. See ei ole lihtne teda sealt kätte saada. Ja see on ka enda puhul nii. Ehk sageli ongi ja Carolin ka kirjeldas, et kuidas ta püüdis ennast kokku võtta, tal, ma ei tea, mõttetusest sa ei rääkinud, eks ole, aga mingi aeglustava mõjuga energia sul oli. Kuidas ta püüdis ennast kokku võtta nii-öelda ja nagu üle kangutada sellest, et ei jaksa teha, nagu ei taha teha, käsi ei tõuse tegema, aga ta püüdis nagu üle kangutada selle energia mõju, selle aeglaseks tegeva energia mõju ja siiski saavutada mingi aktiivsus. Ja see on umbes selline efekt, et sul on autol sõites pidur täiega alla vajutatud ja nüüd sa püüad gaasi anda. Ja see, mingil määral sa natuke võib-olla saad kiiremini sõita, aga see on kohutavalt kurnav omakorda. Nii et sul juba on nagu selline madal seis ja nüüd see omakorda veel kurnab, et sa püüad sellest üle kangutada. Nii et depressiivsus ja kui sellised emotsioonid nüüd, mis teevad aeglaseks, vaibutavad, jäävad püsima. Ma praegu räägin seda aeglustav mõju, aga kui te Carolini juttu kuulasite, siis te kindlasti, ma arvan, et osad teist tundsid teatud sellist seletamatut, väga õrna võib-olla õudu. Issand, sihuke asi võib juhtuda. Ma loodan, et see kunagi minuga ei juhtu. Ja osadel teist käivitus psühholoogiline kaitsemehhanism, mis ei lubanud teil seda õudu tunda. Sest see ei ole tegelikult eluga koos käiv olla selliste emotsioonide mõjuväljas ja nii-öelda vangis, ütleme isegi, psüühiliselt halvatuna. Ja see tähendabki seda, et need emotsioonid, kui nad jäävad püsima ehk käivituma mitme nädala jooksul, depressiooni puhul on teada, et kui sellised emotsioonid püsivad 2 nädalat ja kauem, siis me hakkame seda, kui nad siis on teatud paletis, nimetama depressiooniks. Nii et 2 nädalat või kauem, kui nad jäävad püsima, siis see tõesti muutub haiguseks. Kuigi esialgu tegemist on emotsioonide ja ka automaatse aktiveerumisega, sest vaevalt, et sa ise ärkad hommikul üles, et tunneks mõttetust vahelduseks veidi. Sa ikka pigem nagu ei taha, et ta peale tuleb või tunneks täna natukene kurbust või alaväärsust või süütunnet, mis ka on depressiooni paletti kuuluvad. Nii et need käivituvad automaatselt ja selles tegelikult ongi kõige suurem probleem või konks. Ehk siis sellise väga hävitava või ohtliku mõjuga emotsioonid käivituvad nagu nii-öelda ka siis ja rikuvad su elu, kui sa neid ei taha. Ja see, mida mina olen tänaseks avastanud, ongi siis see, et kui seda tunnet ei tekiks. Ehk kui seda mõttetuse tunnet ei tekiks või kui seda süteloleku tunnet niimoodi automaatselt ei tekiks, kui sul ei oleks sellist programmi või mustrit, mis käivitab selle lihtsalt suvalisel hetkel, umbes nii, et sa oled koosolekul
teed seal mingit asja ja nüüd suvalisel hetkel autopiloot lükkab sul kapist välja mingisuguse nagu tondi keset seda tuba, mida sina üldse ei tahtnud nii-öelda presenteerida siin. Ehk see on see, et sa nagu teed oma tegemisi ja järsku autopiloot käivitab sul mingi asja. Näiteks selle mõttetuse või kurbuse või vihastamise või mõne muu sellise emotsiooni. Ja minu küsimus ongi, et kui me vaatame emotsioone, kui nii-öelda nagu ma ütlesin, nagu mingeid selliseid mootoreid või nagu miskit, mida saab nagu sisse lülitada, mis hakkab siis oma tööd tegema, siis tegelikult selgub, et neid saab ka välja lülitada, ehk siis kaotada või nagu vabaneda sellest automaatikast, mis neid sisse niimoodi lülitab suvalistel hetkedel. Ja täna ma näen, et selles seisnebki kõige suurem paranemine. Ravimid, mida depressiooni puhul ma kasutan ka, mida ma määran, need muudavad ajutööd ja kuna meie emotsioonid aktiveeruvad paralleelselt nii-öelda ajuga, siis ta takistab ka teatud emotsioonide aktiveerumist. Aga täna ei ole see tegelikult teada, kas aju tekitab emotsioone või emotsioonid aktiveerivad ajus hoopis midagi. Sest meil on väga palju uuringuid inimestest, kes hakkavad midagi tundma ja siis me näeme nende ajupildis muutuseid. Mitte nii, et kõigepealt oli ajupildis muutus ja siis ta tagantjärgi ütleb, et ma tunnen niimoodi. Nii et kui inimene võtab antidepressanti, siis me mõjutame tema aju ja see paralleelfunktsioon takistab siis teatud emotsioonidel aktiveerumast, aga ükski antidepressant ei lõika inimesest välja seda harjumust, seda autopilooti, et võt selline emotsioon käivitub. Ja seetõttu me teamegi täna, et nendest inimestest paraku, kellel on depressioon, siis 80% 5 aasta jooksul toimub kordus. Relaps ehk nii-öelda uus episood. Ja seda ka jälle Karolin kirjeldas, kuidas tal tegelikult see käis mitu korda. See tähendab seda, et see antidepressant ei võta ära sinu nagu sellist autopiloodi poolt programmeeritud osa, et mingil hetkel, kui sa seda ei taha, elu läheb ilusti, lihtsalt need emotsioonid aktiveeruvad ja that's it. Mis küll aga võtab selle ära? Põhimõtteliselt, kui me vaatame, siis see on nagu selline ring, kogu see kirg, läbipõlemine, jõudmine depressioonina, see on nagu selline tsükkel, nagu siuke ring. Ja kogu see ring käib tunnete peal, emotsioonide peal. Kõigepealt sul on aktiveeriva mõjuga emotsioonid, kirg ja need tulevad ka automaatselt suvalisel hetkel. Kuskil midagi ja siis kui sina tahad teda, siis teda pole platsis ja kui sa nagu väga ei näinud mingit vaeva, siis ta on platsis ja see kõik on kuidagi hästi juhuslik, sest see on automaatne. On see kirg, siis tuleb see läbipõlemise osa, kus on see sütelolek, kiiruse tunne, süütunded, mõtled ka, ma ei teinud mitte midagi produktiivset täna. Ja siis närib sees ja loomulikult järgmine koht on jälle selle sütele hüpata, et jumala eest midagi ikkagi ära teha. Ühel hetkel siis loodus paneb piiri peale, ei lase aktiveerivatele emotsioonidele enam käivituda ja jäävad alles siis need pärssiva mõjuga emotsioonid. Siis oled see depressiivne nende mõju all, püüad üle kangutada, püüad mõelda, et sul ei ole neid tundeid, mis sul tegelikult on. Püüad vaadata mujale, et äkki siis nad kaovad kuidagi ära. Ja siis ühel hetkel, kui see nii-öelda need aeglustavate emotsioonide mõju nii-öelda on sind ka füüsiliselt piisavalt nagu maha aeglustanud, ehk seesama rattalt maha tulemine, aja maha võtmine ja sellega taastub kui mingil määral su keha, siis tegelikult hakkab kogu tsükkel uuesti peale. Siis on võimalik jälle, et aktiveeruvad need aktiivseks tegevad emotsioonid, siis sa tunned jälle kirge, nüüd sa tunned, et sa jõuad ära teha kõiki neid asju, mida sa või tähemalt tahad teha, neid asju, mida sa varem nagu nüüd aeglaste emotsioonide mõju all ei saanud teha.
ja siis see võib minna jälle uude tsüklisse ja seepärast see käibki nii. Aktiveerumine ja siis 5 aasta pärast 80% inimesi jõuab jälle sellesse depressiivsesse aeglusesse. Küsimus on, et kui see käib niimoodi luubis, sest kirjast ei taha ju keegi ka loobuda, nagu me enne vaatasime, lõpuks ometi faas, kus sa midagi ära saad teha. Kuidas sa sellest ringist välja saad? Ja see käib niimoodi terve elu. Ja siin ei ole üldse küsimus selles, kas sa oled nagu äpu või ei ole äpu või saad hakkama või oled tugev, taod käega vastu rinda või nõrk vaid siin on küsimus, mis on nagu meie teadmised, et saada sellest ringist välja. Ja see ring koosneb siis emotsioonidest, tunnetest, sest tunded on energiad ja need mõjutavad igat hetke. Ja mina siis vaatan seda täna nii, et oskus kõigepealt teadvustada ehk märgata, et emotsioonid on energiad. Teiseks märgata, et nende mõju meile on palju suurem, kui me arvasime. Et see mõju on meile, et meie tööle, meie suhetele, meie perele, meie tervisele, kõigele. Siis kolmandaks hakata märkama seda, et emotsioonid aktiveeruvad automaatselt, nii head kui halvad. Nii-öelda nii aktiveerivad kui aeglustavad. Ja panevad nagu tähele, sa kindlasti niikuinii oled märganud seda autopilooti enda sees. Aga siis tekib see küsimus, et kui autopiloot sinu sees toimetab, kes teab sinu sees, et see autopiloot on? See autopiloot on nagu mingi, ma näen, et see tuleb, ma näen, et see käib. Nüüd läks ära. Kes on see pealtvaataja siin? Sinu enda sees. Ja siis me hakkame jõudma sellise osani sinust, mida me nimetame nüüd see tegelik mina, ehk mitte see autopiloodi osa, mis paneb sind läbi elama igasuguseid erinevaid asju, vaid see osa sinust, kes on tunnistaja, mille kohta öeldakse tunnistaja, ehk see, kes märkab sinu enda sees toimuvat. See, kes seda märkab ja selle tõttu sa suudad seda näiteks kellelegi teisele kirjeldada, öelda, et tead, mul käivad vahepeal need asjad peal, siis mul käivad need asjad peal ja käivad need asjad peal. Ehk sa oled nagu kogu aeg selline superviisor nagu siin enda sees tegelikult. Ja võt sellel superviisoril, mis märkab seda autopilooti käivitumas, on tegelikult ka pädevus seda autopilooti korrigeerida. Ja see korrektuur seisneb eelkõige selles, et me õpime, see, mida ma ise siis kasutan ja õpetan teadliku muutuse kunsti raames, on see, et kuidas sellisest automaatsest aktiveerumisest nagu vabaneda. Me nimetame seda emotsiooni vabastamise tehnoloogiaks. Selle tehnoloogiaga ma mitte ei jää emotsioonidest ilma, vaid selle tehnoloogiaga me vabastame ennast sunduse alt olla siis nii-öelda emotsioonide nagu mängukannid. Ja see tähendab omakorda seda, et vaata, kui näiteks sa oled vabastanud endal selle iseeneslikult peale tuleva mõttetuse, iseeneslikult peale tuleva süütunde, suvalisel hetkel käivituva kurbuse või ka süteloleku tunde. Ja sellist programmi nii-öelda, ehk programm on kõik see, mis tuleb läbi korduse. Sa oled seda enne kogenud, iga kogemine on kordus ja nüüd, kui toimub see, et sa märkad seda toimumas ja kasutad siis selle superviisori nii-öelda oskuseid, mis on tegelikult 10 sekundi tehnika. Siis see nii-öelda lühenduslüli, mille kaudu see emotsioon käivitub, justkui vabaneb ja seda tunnet enam ei tekigi. Siia. See on, tehnika ise on väga lihtne. Tõesti, ja läbi viies on umbes 10 sekundit ja vilumuse tekkel läheb veel kiiremini. Tehnika käib niimoodi, aga see on sisemine tehnika. Ehk selle juures on hästi mitu komponenti. On vaja teadvustamisoskust, on vaja oskust märgata, kus kohas emotsioonid tekivad. Ehk me skaneerime kesktelge, märkame, kus me neid tunneme, me läheneme jälle naturalistlikult. Ehk see, kus sa seda emotsiooni tunnedki. Me teame, õpime sellise asja kohta nagu taotluse jõud.
ehk mis on selle superviisori enda jõud, ehk kuidas me suudame mõjutada emotsioone ja nende aktiveerumist. Me õpime emotsioonide kui selliste kohta üleüldse, sest tavaliselt inimesed on oma emotsioonidega nagu sõjajalal. Vastik see tunne jälle ja too tunne ja miks see on ja miks toda ei ole ja jälle vihastasin ja nüüd ma jälle nagu siin kurvastan ja nii edasi. Me õpime täiesti teistsuguse vaate, naturalistliku, pigem füüsiku vaate emotsioonidele kui loodusjõududele, energiale, mis meie sees nagu on. Siis me õpime taotluse kaudu sellesse sekkuma, seal me kasutame teadvuse 7 omadust, aga selle kaudu kõigepealt on vaja õppida tundma, mis need teadvuse 7 omadust on ja kuidas need esile tuua. Need omadused iseenesest on teadvustamise võime, mis tavaliselt meil hüppab ringi ja mida nimetatakse monkey mind'i protsess. Ehk su teadvustamine hüppab ringi. Kõigepealt selleks, et emotsiooni vabastada, on vaja, et see monkey mind, mis igal pool ringi hüppab, jääb fookusega püsima emotsiooni peal. Nii et me õpime teadvustamise kohta, teadvustamise fookuse kohta, inimene õpib eristamisvõime kohta, et aru saada, kuidas erinevad mõtted emotsioonidest. Ja selleks, et me õpime siis töötama just eelkõige vabastama emotsionaalset komponenti, siis õpitakse süvenemisvõimet ehk võimekust tungida nii-öelda emotsiooni sügavustesse, ehk kui seda enam poleks, mis siis alles jääb. Siis õpitakse nii-öelda taipamisvõimet, intuitsiooni, inspiratsiooni, kuidas neid kasutada kõiki siis enda vabastamiseks autopiloodist. Et see on veidikene pikem teema ja kõik käib selle tehnikaga kokku, andes talle nagu konteksti. Aga seda saab õppida, aga 10 sekundiga seda ei ole võimalik õpetada. Kuigi hiljem on seda võimalik 10 sekundiga ellu viia. Nii et tegelikult on see teekond ja igas etapis saab olla tähelepanelik. Ja ma soovitan just vaadata seda läbi nii-öelda emotsioonifiltri. Mitte nii väga nende olukordade kohta. Tavaliselt räägitakse, et mis oli see asi, mis mu elus juhtus, see kindel sündmus või need inimesed või see olukord, miks ma jäin depressiivseks. Aga tegelikult siin pigem on tegemist kokkulangemisega, mitte et see sündmus põhjustas depressiivsust. Sama räägitakse läbipõlemise kohta, et krõbiseb sinna, et läbipõlemise kohta näiteks, et kas on mingid töökohad, mis soodustavad läbipõlemist, kas on mingisugused ametid, mis soodustavad läbipõlemist või nii, aga mina soovitan, et te vaatate nagu naturalistlikult, nii nagu teile endale paistab just läbi emotsioonifiltri. Nüüd, kui te teate, et läbipõlemine on seotud näiteks süteloleku emotsiooniga, kiiruse tundega, pinge tundega, ja igasuguste võib-olla teiste, mis on aktiveeriva mõjuga emotsioonidega, rahulolematus. Ka see, mida sa tunned siis, kui sa tahad saavutada midagi, ehk see saavutusvajadusega inimene. See inimene, nagu seal slaidil oli kirjas, kes saab alati kõigega hakkama ja püüab niimoodi palju asju ette võtta ja on selline maailmamuutja, mida tema tunneb. Ka aktiveeriva mõjuga emotsiooni. Ehk et kui sa vaatad, kus kohas kõiki neid emotsioone võib tunda, siis sa võid märgata, et mõni tunneb neid tööl, mõni tunneb neid kodus, mõni tunneb neid suhetes kellegagi. Ehk see läbipõlemine ei ole seotud ainult tööga, vaid seda võib olla igal pool, kus inimene tunneb pidevat, kroonilist, sellist aktiveerivat mõju, aktiveerivat emotsiooni. See võib olla noor ema, kes on lapsega kodus ja ta on niivõrd närvis või põlema läinud sellest, et kas see toit nüüd oli mahe ja öko ja need mähkmed olid need õiged ja kas see perekool, mis valisime, ongi see kõige parem. Ja siis ta räägib võib-olla teiste emadega ja sõbrannadega sellest, et kuidas oli ja need võivad olla väga põlevad debatid ja ta õhtul ei saa magama jääda, sest kas ikkagi oli see õige. Aga tema põleb seespool samamoodi. Nii et on väga võimalik, et noor ema põleb läbi seal kodus selle lapsega.
on võimalik, et sa ei tõuse voodistki ja põled läbi, sest seespool sul on terve universum, mida sa mõtled, kuidas sul kõik asjad juba sünnivad, mingid projektid lendavad, sa käid juba kosmoses ära, seespool kõik põleb ja sa justkui pole voodist tõusnudki, aga oled juba läbi põlenud. On täiesti võimalik. On võimalik, et sa palmi all puhkusel oled niivõrd närvis, et sa ei saa tööd teha, sa nagu pead kuhugi minema, sest sa ei suuda et kuidas ma ei ole produktiivne, mida ma siin puhkama pean. Ja nagu sa ei suuda nagu olla ja see aktiivsus seespool muudkui tõuseb ja siis võib olla nii, et sa puhkusel põled läbi. Eks see läbipõlemine, sageli jah, räägitakse, et võt näed suhtlemisega seotud töökohad, et sotsiaaltöötajad ja kassamüüjad ja arstid ja inimesed, kes palju, ma ei tea, personali inimesed, kes suhtlevad palju teistega, aga kui sa vaatadki, et palju teistega suheldes, et millised emotsioonid sageli on aktiivsed, eriti kui tekivad mingid konfliktitaolised olukorrad, need on kõik aktiivsed sellised süteloleku emotsioonid, lähed koju, räägid, kuidas mul see oli klient seal täna ja mis seal toimus ja mis ei toimunud ja muudkui põled sellest ja ei saa magama jääda ja öösel see toimub edasi ja nii edasi. Nii et ma soovitan vaadata läbi selle emotsioonifiltri, siis see pilt läheb palju selgemaks, kuna ohustab kedagit läbipõlemine, kuna ohustab depressiivseks jäämine ja just nimelt selle lahendusena oskus siis, et nii kui see emotsioon on käivitunud, ka oskus seda nii-öelda offi vajutada ehk vabaneda tema mõjust. Ja ise ma kasutan seda ja oma patsientidele ma olen ka aastaid seda juba õpetanud ja nemad ka kasutavad ja mul on täna sellised patsiendid ja kliendid, kelle kohta ma pean nii-öelda loomulikult märkmeid, et kui see statistika on, et 5 aasta jooksul 80% tekib uus ägenemine, siis minul on natuke teistsugune statistika. Ja ma panin siia väikese reklaami ka, see tegelikult lihtsalt räägib võimalusest, et need, keda see kõnetab ja kes tõesti tahavad nüüd õppida selle oskuse, kuidas omaenda sisemist autopilooti vähendada, vabaneda selle mõjust, siis mina õpetan seda novembris ja sellelt veebilehelt leiate rohkem infot. Kui tahate, siis võite küsida pärast või teha pilti, et meelde jääks või siis lihtsalt meelde jätta. Nii, minu aeg on täis. Jah, küsimus on seal. Aga kallid daamid ja härrad, teeme doktor Helena Lassile ühe aplausi ja lähme küsimustega edasi. Ja kas on mikrofon jõudnud küsimus? Jaa, palun, härra. Mikrofon jõudis küsijani, et aitäh, väga huvitav loeng. Et mul on selline praktiline küsimus tegelikult, et see puudutab depressiooni ja suitsidaalsust. Et mis soovitusi te annaksite inimestele, kelle lähedased või sõbrad hakkavad rääkima elu mõttetusest? Et millest me peaksime alustama siis, kui me kuuleme, et meie lähedane või sõber sellist juttu räägib? Jah, aitäh selle küsimuse eest. Tõesti tegelikult nad räägivad sellest mõttetusest sellel ajal, kui nad tunnevad mõttetuse tunnet. Need sõnad on selle väljendus, mida nad tunnevad. Ja kui me teame, et me ei saa teise inimese tundeid nagu talt ära võtta, isegi kui me tahaksime, siis me peame nagu teadma seda, et need tunded on temas, need on tema naha all, ta kogeb neid. Ja siin on, kuidas ma ütlen, üks võimalus on nii-öelda olla temaga ja jälgida, et ta selle tunde ajendil nüüd ei teeks emotsioonist ajendatud tegusid. Sellest emotsioonist ajendatud ja te ise mainisite ka, mis on just sellest emotsioonist ajendatud teod, et see sama suitsidaalsus. Teine võimalus on selline lihtne trikk, mida kasutatakse sageli, on see, et sa püüad selle inimese tähelepanu kõrvale juhtida.
Ehk ta märkab seda oma mõttetuse tunnet ja ta kogeb seda, elab seda läbi. Loomulikult ta märkab ka neid mõtteid, mis tal peas jooksevad ja ta nagu nii-öelda pargib seal peal. Ehk ta on nagu lukustunud sellesse maailma, kus tal on nii, ma tunnen ennast nii ja mul jooksevad need mõtted, ma tunnen ennast nii ja kõik on mõttetu. Ja ta on lukus enda sees, sest kõik need sündmused leiavad aset tema naha all. Ja nüüd oleks, see ongi see niisugune keeruline tee, et kuidas sa peibutad teda sealt välja. Kes siis püüab, ma ei tea, teha, et näed, siin on ilus kook või lähme vaatame loodust või lähme nüüd kinno, midagi kaasahaaravat. Kus ta nagu tuleks korraks oma teadvustamisega nagu päriselt kontakti sellega, mis ümberringi on. Sest sellel hetkel, kui ta tuleb kontakti, sellel hetkel konkreetselt selle pisikeseks ajaks vaibuvad need sisemised protsessid. Sest teadvustamise fookus on selline fenomen, et vaata, kui sa tahad minna Helsingisse, siis sa ei saa samal ajal minna Tartusse. Ja kui sa suunad oma teadvustamise fookuse välja, siis see samal ajal ei ole sees. Nüüd kõik sõltub sellest, kuivõrd, kuidas ma ütlen, köitev on see väline, mis toimub. Sest tema harjumus on hoida seda sees. Parkida sees, lukustuda sees. Ja siis püütakse teha 100 miljon trikki, et seda nagu välja saada. Ja siin on seesama need soovitused, et märka positiivset, märka neid asju, märka sõpru enda ümber. Aga paraku me teame, et see tendents on see, et ta on harjunud parkima sees, ehk tal on niisugune harjumus. Aga harjumus on alati korduse tulemus. Ehk see on sisse tallatud rada ja lihtsalt nipsust seda nagu muuta on keeruline. Ja isegi kui sa saata siia välja, siis see on ainult ajutine puhver, sest põhimõtteliselt need sisemine see tunne, seda harjumust seda tunnet tunda, see käivitumine ja need mõtted nagu otseselt ei kao kuhugi, nad vaibuvad, aga nad võivad uuesti tekkida mingi järgmine hetk, kui seda välist peibutust ei ole või sind ei ole tema kõrval ja nii edasi. Aga seda tasub proovida. Parem on muidugi, kui inimesel juba oleks oskus, kuidas nüüd vabaneda sellest mõttetuse tunde jätkumisest. Aga samas ma oma praktikas näen, et sellel hetkel, kui nad seda juttu räägivad, nad ei ole võimelised uusi oskuseid õppima. Sest endiselt selleks, et õppida, peab ta korraks looma kontakti välismaailmaga, aga nad on harjunud sees parkima. Siin mingil määral, kui need olukorrad on väga nagu tõsised ja markantsed, siis tulevadki mängu ravimid, mis lihtsalt keemiliselt takistavad osade emotsioonide aktiveerumist ja kui need emotsioonid ei aktiveeru, näiteks kurbus või mõttetus, siis ei ole ka neid mõtteid. Need kukuvad, ise jäävad nagu ära. Aga see on ka selline ajutine puhveraeg, küll aga ta võidab eluaega. Ja siis on veel, ongi, sa teed mida iganes selleks, et inimene ei märkaks oma enda tundeid nii kaua ja enda mõtteid just selles mõttes, et nii kaua, kuni ta nendele keskendub ja keskendub ainult selles aspektis, et kui halb see kõik on, siis see, kuhu sa keskendud, see kasvab. Ma olen kindel, et teil on endal ka kogemus. Kõigepealt tuleb üks mõte ja siis on siin terve nagu sääsest elevant. Et selleks, et nüüd nagu hakata oma emotsioone päriselt märkama ja mõtteid märkama nii, et see oleks terapeutiline, muutev, siis on siia vaja ka lisateadmist, mitte lihtsalt see, et jälle näed, nüüd on mul jälle nii halb olla ja nüüd jälle mul need halvad mõtted peas. Et kui see märkamine on ainult sellel tasemel, siis ta pigem kaevab sügavamale auku. Nii et siis selles faasis on soovitus viia tähelepanu välja ja siis seda hetke oodata, kus siis ta on võimeline kas siis saama abi ravimi toel, mingi hetk õppima uusi oskuseid juurde ja nii edasi. Härra, me leppisime kokku, aga vahepeal, Helena, ma teen sulle hoopis komplimendi. Ma ei tea, kas sa oled näinud niisugust seriaali nagu Billions? Ei ole. Seal on niisugune psühhiaater, kelle rolli nimi on Wendy Rhodes ja päris nimega Maggie Siff. Et kui ma vaatasin sind, siis sa kohe meenutasid mulle teda, et soovitan vaadata, et sealt tekkis ka niisugune küsimus, et kui öeldakse, et igal psühholoogil on oma psühholoog, siis kuidas psühhiaatritel lood on? Ma peaks ütlema, et tavapäraselt tõesti peakski olema ja sageli on superviisorid olemas, kelle juures sa käid oma asju lahendamas. Minuga on teistmoodi. Minuga on teistmoodi just sellepärast, et ma kasutan alates 2005 teadliku muutuse kunstitehnikaid ise.
ja seetõttu seesama superviisor minu sees ehk see märkaja, see teadvustaja, ma ise märkan, ma olen sellest ajast saati oma autopilooti märganud, neid mõtteid, mis tulevad autopiloodil, neid emotsioone, mis tulevad autopiloodil ja ma oskan nendest vabaneda sekundite jooksul. Et ma ei pea nagu rääkima sellest kellelegi teisele, et korraks pinget välja lasta, vaid ma vabanen kohe sellest kriipivast tundest. Aga palun, härra, küsimus. Lähen siis õhtujuhi teemast kohe edasi, et küsin siis, kumb on siis praegu tõeline Helen Lass, kas see, kes on lava peal või see, kes on pildi peal? Ja mis te silmas? Kaksikõde. Et kas on blond või kumb on siis päris? Reaalsus on reaalsus, nii et ikka objektiivne reaalsus. Üks on autopiloot. Siin ma küsin siis päris küsimuse kahe, et kas on ka selles mõttes sellist statistikat, et kellel on siis kalduvus depressiooniks rohkem, milliste niinimetatud ütleme, et selle inimomandustega, kas need niinimetatud, kes tahavad saavutada palju või sellised niinimetatud tuimad inimesed või ütleme, et siis kellel on kaldu, on selline statistika? Ja loomulikult seda on hästi palju, et seda nimetataksegi depressiooni riskirühmaks ja kui ma peast neid kõiki mäletaks, aga naistel on justkui vähemalt ajalooliselt olnud suurem soodumus kui meestel. Täna nüüd koroona tingimustes on tehtud täiesti uut statistikat ja minul on isegi meeste osakaal kasvanud vastuvõttudel. Võib-olla see on sellest, et inimesed on rohkem hakanud rääkima nendest asjadest või ma ei tea, mehed on koos naistega kodus ja naised ütlevad, näevad oma mehi rohkem ja ütlevad, et kuule, nagu halloo, et võiks nagu nõu pidada, eks ole. Ja mitu korda ütlesite saavutusvajadustega inimesed, tõite nagu seda näidet, et kas need on siis suurem risk? Ma ütlekski nii, et varem ei olnud, et ma jätkaks, et seda statistikat on palju, et eks siia kuuluvad need inimesed, kellel on olnud minevikus lapsepõlves traumaatilisi kogemusi, aga mitte seepärast, et see trauma neid minevikus, nagu kuidas ma ütlen, ära rikkus, vaid et vaata, iga trauma salvestub ju mällu. Aga kui see sulle praegu meenub ja see võib meenuda ainult natukene, mingis kergel viisil, aga siiski nagu mingite, kuidas ma ütlen, krooniliselt, natuke siit ja natuke siit ja natuke siit, siis sellel hetkel, kui see meenub, kui ma küsin, et kuna sa meenutad, kas minevikus, olevikus või tulevikus, siis meenutamist sa teed ju alati olevikus. See tähendab, et kui meil oli trauma kunagi, siis meil ei ole kunagi probleem minevikuga ehk selle traumaga, vaid meil on probleem selle oleviku hetkel käivitunud salvestisega, mis toob selle trauma nagu aktuaalseks ja selle traumaga samal ajal aktiveerub emotsioon. Ehk emotsioone me ei saa ka kunagi tunda minevikus ega tulevikus, alati ainult sa tunned neid just nüüd, kui nad on. Ehk need traumaga inimesed on nagu riskigrupis, hüljatud, kellel on, ma ei tea, hülgamiskogemused ja nii edasi, alkohoolikust vanemate lapsed, seal lapsed, kes on näiteks need migrandid, nende lapsed, sest nad vahetavad väga palju elukohti ja neil ei ole turvalist kiindumussuhet, aga need on kõik nagu, et see esimene kogemus sellest emotsioonist oli siis ja samas nagu kuna see kõik, see mälestus, kogu see kogemus on mälus, siis ta aktiveerub täna ja inimene kogeb ja elab seda täna uuesti läbi. Nii et tegelikult ikkagi jõuab selleni, et mida me oskame täna teha nende tunnetega. Nüüd need saavutusvajadusega inimesed, et see on selline uuem trend, mida ma olen tähele pannud just seoses sellega, et täna jõuab nagu läbi depressioonini palju inimesi läbi selle läbipõlemise teekonna. Seda varasemalt nii palju ei olnud seda teekonda, ei olnud ka sellist ühiskonda, kus oleks see selline läbipõlemist, kuidas ma ütlen, soodustav elustiil ja väärtushinnangud ja nii edasi. Daamid ja härrad, Helena Lass. Aitäh! Bravo! Aplaus! Aitäh sulle! Aitäh! Meil on väiksed meened ka sulle, sealt kotist saad ise vaadata ja muidugi siis loovate mõtete padi sulle, et ikka hea uni oleks, mõnus oleks olla. Suur tänu sulle tulemast!